Sõjas on just tekkinud uus murdepunkt. Pentagon hindab võimalust suunata Lähis-Idasse õhutõrje püüdurraketid, mille NATO Euroopa liitlased olid ostnud Ukraina kaitse tugevdamiseks. See on kergesti mõistetav. Relvastatud varustus, mis on mõeldud Ukraina linnade kaitsmiseks Vene rakettide eest, võib lõpuks hakata kaitsma Ameerika vägesid ja baase Pärsia lahe piirkonnas. See toimub 2026 aasta märtsi lõpus, kui sõda Iraaniga survestab USA varusid. See muudab Washingtoni sõjalisi prioriteete. Probleem on selles, et see fookuse muutus tabab Ukrainat just ühel rinde kõige keerulisemal hetkel. Venemaa lasi umbes 24 tunni jooksul Ukraina territooriumi pihta välja peaaegu 1000 kaugmaadroonit. Volodõmõr Zelenski hoiatas taas õhutõrje laskemoona nappuse eest. Washington keskendub Iraani konfliktile, kuid Patriot PAC-3 raketid, mida kasutatakse Pärsia lahes ja Ukrainas, olid juba nappuses. Enne seda uut kriisi ütlesid Reutersi poolt küsitletud analüütikud märtsi alguses, et aastane tootmismaht umbes 600 ühikut ei kata samaaegselt Ameerika, Pärsia lahe riikide ja Kiievi vajadusi. Kuidas see toimib? Relvade ost toimub NATO PURL-mehhanismi kaudu, mille eesmärk on võimaldada liitlastel ja partneritel maksta Ukrainale mõeldud Ameerika relvastuse eest. Allianz kinnitab, et süsteem on juba liigutanud miljardeid eurosid elutähtsa sõjavara näol Kiievisse, kus mõju on kõige nähtavam Washingtoni, Brüsseli ja Pärsia lahe riikide ühenduses. Donald Trump ründas NATO-t avalikult ja kirjutas, et alliansi riigid ei reageerinud üldse. Euroopa reaktsioon oli külm. G7 kohtumisel. Prantsusmaal nõudsid liitlased rünnakute lõpetamist tsiviilisikute vastu, toetasid diplomaatilist lahendust ja rõhutasid, et ei soovi, et neid tõmmataks ründesõtta ilma eelneva konsulteerimiseta. Prantsusmaa arutas umbes 35 riigiga tulevast missiooni Hormuzi väinas, rõhutades selle rangelt kaitseotstarvet ja keskendumist laevanduse taasavamisele lahingute vähenedes. Miks sai Pärsia laht Ukrainast ettepoole, miks sai Hormuzi väin majandusliku ja sõjalise riski keskpunktiks? Umbes 20% maailma naftast läbib seda piirkonda ja sõda on juba osa mereliiklusest peatanud. Pärsia lahe riigid ütlesid USA-le, et tulistamise lõpetamisest ei piisa. On vaja püsivalt vähendada Iraani võimet rünnata rakettide ja droonidega ning kasutada Hormuzi survemeetmena. Kui Valge Maja olukorda näeb, muutub loogika. Esmalt kaitsta baase, laevu, energiamarsruute ja piirkondlikke liitlasi, siis otsustada, mis jääb teistele sõjateatritele. See juhtum paljastab haava. Usaldus on rünnaku all. See on karm sõnum Euroopa pealinnadele. Kui Washington peab vajalikuks, võib Ukraina jaoks rahastatud relvastuse teise sõtta suunata. Siis nõrgeneb strateegilise koostöö lubadus NATO-s ja kahtlus suureneb. Lõpuks nii juhtuski. Sõda Iraani vastu ei ole enam ainult piirkondlik kriis, vaid mõjutab otseselt Ukraina kaitset, Euroopa poliitilist rahakotti ja NATO usaldusväärsust. Interseptorite pärast käib võitlus, varud on piiratud ja sõjalised prioriteedid on vastuolus. Ja miks? Valge Maja peab Pärsia lahte hetke kõige pakilisemaks rindeks. Samal ajal kui Euroopa mõistab, et USA sõltumisel on kasvav strateegiline hind.